alustame siis klassikalisest kitarrist ja igasuguse kitarri keelte vahetamise puhul on esimene asi vanemast keeltest lahti saada. Ja selleks, et ei peaks pool tundi neid nuppe kerima, on olemas tööriist nimega vänt. Sellega väntame siis keeled hästi kiiresti maha. Klassikalise kitarri keelte pinge on madal ja siis neid ringe ümber selle pooli on küllaltki palju. Elektrikitarril, nagu me hiljem näeme, need tunduvalt vähem. Tuleb ainult paar ringi. Nii, kui siit otsast on keeled maas, siis tagant prooviküljest tulevad need lihtsalt lahti. Mõned ka lõikavad oma keeled kääridega või tangidega puruks. Ma ei ole lõiganud, ei ole hea õpilastele anda vanu keeli. Nende jaoks on need veel päris värsked. Nüüd on kitarril ilma keelteta ja kui sa oled kusagilt lugenud või kuulnud seda, et kitarril ei tohi mitte kunagi kõiki keeli maha võtta, siis minu kogemuste järgi, ja ma olen üsna palju kitarril keele vahetanud ja pilli mänginud, ma ei tea mitte kedagi, kes seda juttu usuks. Ikka võetakse keeled maha, sest teatud hooldustöid on ju võimatu teha nii, et keeled on peal. Kui sul on keeled maha võetud, see on sul hea võimalus üle käia astmelaud, ära puhastada astmetraatide vahed. Selleks on olemas spetsiaalsed vahendid, aga sa võid ka lihtsalt paberiga või ka näiteks nõudepesu vahendiga asja üle käia. Muidugi mingil juhul sa tohi märjaks kasta oma pilli. Ja üldse, mina ei liialdaks igasuguste vahenditega. Nüüd klassikalise pillil on selline lugu, et ülemine alumine sadul mõlemad on lahtised. Nii et praegu ei tundu eriti lahtine, aga mõnel pillil ta on päris lõdvalt siin sees, nii et ta kukub ära. Kui keeled maha võtta, siis peab vaatama, et mis pidi ta siin oli. Sama kehtib siis selle roobi kohta siin, et see sadul võib ka roobi seest välja tulla ja siis on oluline teada, mis pidi ta siin sees oli. Nüüd üks oluline asi, mida ma oleks võinud öelda ja mida algaja keeltevahetaja võiks teha, enne kui keeled maha võtab, võiks mobiiliga pilti teha nii sellest osast siin kui sellest osast siin, sellepärast et nüüd kui keeled on maas, siis enam keegi mäleta, kuidas nad siia kinnitatud olid. Õnneks nüüd selle õppevideoga sa võid tagasi kirjada ja vaadata, kuidas nad olid, või siis sa võid vaadata ka fotosid ja ma räägin ka sellest, et kuidas neid keeli siin nüüd kinnitada. Nüüd, kui sul on keeled maas, siis on see tegelikult üks väga hea võimalus õlitada oma häälestusmehhanisme. See ei kuulu küll eriti nüüd häälestamise või siis keelte vahetamise kui sellise juurde, aga aeg-ajalt, kui sa näed, et kuivaks muutunud, siis tuleb siia natukene sodi vahele panna ja ma näitan ka hiljem ühte spetsiaalset vahendit, kuid kui sa paned ka tavalist toiduolilusikaga siia, siis see on ka täiesti okei. See ajab asja ära ja tunduvalt lihtsustab häälestamist. Nüüd keeled on tarvis peale panna. Minu valik on just need kosmosematerjalist Savarese keeled. Mulle meeldib nende keelte pinge ja minu kitarr on seedripuust kaanega, ta sobib sellise hästi terava ja jäiga keelega väga hästi. Ja keelepakkide peal on siis kirjas, et mitmes keel see parajasti on, mille sa peale paned. Mõnikord ei ole kirjas numbrit, vaid on kirjas noot. Ja ega sa kuuendat esimest keelt sassi ajada ei saa. Need on täiesti erineva jämedusega, täiesti erinevast materjalist, nii et kõige jämedamast ehk kuuendast keelest mina tavaliselt alustangi keelte vahetamist. Järgmine asi on keelte kinnitamine roobile. Mina alustan keelte kinnitamist kuuendast, kõige jämedamast keelest. Ja siin roobi sees on selline auk, keel käib siit läbi, umbes nii palju on mõistlik, et ta siit läbi lükata. Ja nüüd jämedamate keelte puhul ei olegi mingit keerulist sõlme siia tarvis teha, piisab sellisest väikesest aasast lihtsalt. Ja see keel on üsna hästi kinni. Järgmine asi on siis keele teine ots. Ja mõnikord, kui sa vaatad neid keeli, siis see on näha, et mis otsas on see mähis justkui lõpetamata või ei ole päris tihe. Selge see, et see ots ei saa jääda keele võnkuva osa sisse, nii et tavaliselt see lähebki siia ülespoole. Mõnikord ka midagi sellist näha pole. Nüüd pooli sees on auk, keel käib siit läbi ja tuleb teistpidi tagasi. Neid sõlme, mida siia võiks teha, on erinevaid, aga mina lähtun praegu sellest, et saaks hästi kiiresti pilli häälde ja et hiljem saaks hästi kiiresti ka keeled maha.
tihti vabrikust tulnud pillid on hoopis teistmoodi kinnitatud ja tohutult palju ringe siin ümber, et see mõjutab häälestamist. Ja nüüd, kui keel on siit tagasi tulnud, siis ma teen ühe tiiru niimoodi ja tõmban nii pingule, kui ma käega jaksan tõmmata. Ja nüüd tõmban üles. Tegelikult seda ongi ise läbi tegemata väga raske järele teha. Tahab nagu proovimist ja arusaamist, aga kui sa nüüd hakkad kerima, siis juhtub niimoodi, et see aas, mis siin tekkis, satub täpselt selle pooli augu peale. Ja nüüd ongi niimoodi, et see keel ei ole veel ühtegi tiiru, isegi poolt tiiru pole teinud ümber pooli ja juba ta on pingul natukene. Nii et sellest täiesti piisab ja see ei tule mitte kunagi lahti. Nii et nüüd ma võin natukene keerata ja kokkuvõttes see tiirude arv, mis siin ümber pooli on, tuleb nii väike kui vähegi võimalik. Ja see on hea, sest iga lisatiir tegelikult mõjutab häälestust ja kulutab aega ka. Küll aga on natukene teistsugune nüüd soolokeelte kinnitus roobile ja seda ma näitangi. Need soolokeeled, 3 esimest keelt on tükmad peenemad. Minu käes on esimene keel, mis on kõige peenem, seega kõige riskantsem, kõige libedam. Nii et nüüd enam sellisest tavalisest aasast nagu basskeelte puhul ei piisa. Ja tuleb seda keelt rohkem keerutada. Ja tegelikult, antud keele puhul, nagu see Savaras on, oleks väga tark tegu siia otsa üks sõlm ka teha. See Savarase keel lendab väga tihti lahti ja kahjustab seda kitarri osa siin ja mina olen vähemalt ühe kitarri niimoodi ära lõhkunud, et hiljem siis see pragu läks lõpuni. Muidugi seal oli muid tegurid ka, mis seda soodustasid. Õhuniiskus näiteks, millest me hiljem räägime, aga praegu ma loodan, et ta jääb pidama sellise võttega. Ja nüüd keele teise otsa kinnitamine ei erine mitte millegi poolest, see on täpselt sama. Ma keeran selle pooli sellises asendisse, et see auk oleks täpselt minu poole, keel sisse otsapidi, teistpidi tagasi. See on nüüd hea pikk keel. Keerutan jälle ühe tiiru ümber, tõmban nii pingule kui saan, tõmban üles ja hakkan teise käega väntama vaikselt. Tekib siin selline aasakene ja läheb kõpsti siia pooli auku ja juba ongi keel natukene pinges, kuigi alles pool tiiru on keeritud, nii et ongi korras põhimõtteliselt. Kõik keeled niimoodi peale, siis hakkab häälestamine.